Tere kõigile, mina olen Anne-Mai ja teie vaatate sarja Tähesäras nõo. Me kohtume siin erinevate nõo inimestega, kuuleme nende mälestusi, nende lugusi, nende rõõme ja teie saate sarja vaadata igal pühapäeval Nõo valla koduleheküljel. Mina lendan siia-sinna, otsin kohta, kuhu külla minna. Täna läheme külla Meedi Männistele. Tere, Meedi! Tere! Kuhu me täna sattunud oleme? Nõo kalmistule. Ja sina toimetad siin Nõo kalmistul usinasti? Ja, iga päev. Ja nüüd me lähme seikleme sinu mälestuste radadel. Ja. Väga hea, lähme siis. Meedi, aga mis ametialal sina siin oled? Kalmistuvaht, Nõo kalmistuvaht. Nõo kalmistuvaht. Kas selline töö hirmutav ei ole? Ei ole. Minule ta ei ole hirmutav. Noh, võt, jah. Kuidas keegi võtab. Aga kuidas sinu päevad algavad, et tuled sa hommikul siia, mis ülesanded sind ees ootavad? Noh, põhiliselt on jah, tänavate koristus ja sügisel lehtede koristus. Kui sügisel jääb pooleli, siis tuleb kevadel alustada uuesti. Ja siis on matused. Kui on kedagi vaja siia tuua. Aga kui kaua sina siin olnud oled? Mina olen 77. aastast saadik olnud siin. Ehk siis lapsest peale? Jah, vahepeal olin külanõukogus ka. Ja siis läksin ka, et suurt raha teenida õlletehasesse, aga pool aastat pidasin ainult vastu. Ja siis enne mind oli nagu ema ja ema jäi pensionile ja siis ta ütles, et aga mis sa arvad sellest, et võta see koht üle. Ja no jah, mis mul siis arvata? See oli hea, et kodu lähedal ja laps oli väike ja sain nagu siin teha. Ega mul siis ka niisugust vastumeelt ei olnud ma sellel tööle, sest ema sai kogu aeg aidatud ja isa aga need, natukene need matuse pooled, aga nendest ma sain ka, et endale neid negatiivseid asju ei võta. Aga ma saan aru, et sinu ema on siin tegutsenud. Ja. Enne teda vist veel? Ja, üks põlvkond veel. Vanaema ja vanaisa. Nemad olid ka, nendest ma kahjuks ei mäleta midagi. Need olid ammu. Aga jah, nemad on ka siia maetud ja vahepeal oli ka selliseid segaseid aegu, et ei tohtinud naised olla kalmistuvahid. Siis oli, kui vanaema oli, siis tuligi see kord ja siis oli vanaisa. Ja siis jälle muudeti seda korda ja siis tuli isa ja vanaema oli ka natukest aega veel. Ja siis tuli isa, siis isa järgi ema ja niimoodi ta on. Aga väga huvitav, et niimoodi põlvest põlve on üks amet siis liikunud ja püsinud. On küll, jah. Kuidas selline tunne, et võt see on see õige koht ja asi? See on, ta on niimoodi nagu peres kasvanud see otsus ja kõik niimoodi, et jah, võib-olla see sai ka saatuslikuks, et mul tervis nagu halvenes seal
ja kuna seal olid need öövahetused, mitte öövahetused, vaid vahetustega töö ja ma ei harjunud sellega ära. Ja aga siin on niimoodi, et siin ma teen omaette, et ja mida veel tahta. Ja kas on ka see vabadus, et tuled siis, kui tahad? Ja tegelikult ju väga mõnus. See ongi see pluss pool. Et tänapäeval mina vähemalt ei kujutaks ette, et ma peaksin kuskil kinni olema 8 tundi. Vot, ära on nellitatud mind selle kohaga. No minu jaoks ei ole ka kalmistud kuidagi hirmutavad. Pigem on nad sellised kohad ju, kus vahepeal jalutada ja kuulatagi linnulaulu ja vaikust. Aga kindlasti on sul endal siin selliseid kohti, mis on erilised. Nojah, erilised on niimoodi, et just need lapsepõlve kohad on nagu jäänud. Seal on üks kõverpuu, kus ma ratsutasin. See oli mul hobune. Ratsutasin. Nojah, ja siis millegipärast tõmbab see parunite aia taga, kus on need teenijad maetud. Ja see ongi nüüd see parunite aed? See on parunite aed ja sinna aia taha on maetud nende teenijad, kes seal mõisas teenijad olid. Niimoodi, jah. Et kahjuks on ta jah nii, et aia sisse ei saanud nemad pandi sinna taha, aga kuidagi see õhkkond on seal nagu niisugune, minule meeldib see vana aeg ja olemine ja kõik, üldse niisugune asi. Ja mis mulle ka veel meeldib, on müstika. Jaa, ma tahtsin öelda, et me ju jalutasime siia ja kõige müstilisem koht tunduski kohe see parunite aed. Ma saan aru, et siin aias sees on ka maetud üks tähtis tegelane. On küll, jaa, siia on mõisnik maetud ja mõisaproua ja siis on terve tema nagu kes kuulus tema suguvõssa. Nemad on maetud siia. Aga nendel järeltulijaid, need on surnud kõik. Nii et praktiliselt ei olegi. Võib-olla oleks ta ka paremas seisuses siis, kui ta praegu on. Ja. Miks ma küsisin seda, et kas lapsest saati on juba siin oldud, sest enne käis läbi jutt, et juba lapsest saati on siin käidud, mängitud, oldud. Aga Vene aeg oli vahepeal selline, et ema hoidis mind nagu sellest parunite aiast kõrvale. Vaata, Vene ajal ei tohtinud teda koristada ega midagi. Siin kasvasid nõgesed, vaarikad, kõik. Ja siis oli ka niimoodi, et ma seda ei tea, miks ta mulle niimoodi ütles, et ära sinna mine, et seal kivide vahel on ussid. Ja usse ma hirmsasti kardan ja siis ma ei tulnud siia. Aga hiljem ma sain aru, miks ta ütles niimoodi. Kas siin olles kaob mõnikord ära see ajataju ka? Kogu aeg. Kogu aeg kaob see ajataju ära. Järelikult, mul tütar ütles, et siis on sul õige koht. Õige töökoht. Kui ajataju kaob ära. Ja. Ei, ma ei pea kella vaatama, et oi, kell on nii palju ja nii palju ja ei. Võin teha niimoodi, et teen ja aga pärast vaatad ikka, ma ei teinud seda, ma ei teinud teda. Nii et on jälle põhjus tagasi tulla. Jah, aga siis rahustad jälle maha, et homme on ka päev. Saab homme ka jälle teha. Et jah, niimoodi. Ja muidugi näiteks, kui tunnedki endal nagu hinges mingisugust raskust, siis minul on ainult kalmistu, kuhu ma tulen jalutama.
ja see võtab raskuse ära. see võtab ära. Ja et ei tähenda, et ma siin teen seda tööd päevast päeva, aga on ka muud asjad, mis ta nagu selgemaks teeb ja klaariks. Meedi, aga mina tean, et sa oled ju Nõo vallas elanudki kogu oma elu. Jah, olen küll, jah. Mis on Nõo vallas erilist ja ilusat, mis siin hoiab? Võib-olla ongi see, et siin on kodukoht. Ma arvan. Kõik sugulased ja kõik on siin, ma ei kujutaks ette. Korra oli meil ka selline plaan, kui isa suri, et vennas läks Pärnusse, Audru. Ja siis ta ütles, et emale, et aga mis teie siin tegema hakkate kahekesi? Ja ema siis rääkis minule, et mis sa sellest arvad, et kas lähme. Aga minul tekkis kohe nagu tõrge, et ma ei tahaks võõrasse kohta minna. Ja siis oligi niimoodi, et võib-olla oli see ka niisugune aimdus, et peab siin olema. Aga elu teebki mingid käigud ja lõpuks oled seal, kus on ju hea. Jah. Mul tekib kohe küsimus, et nii kaua on siin oldud ja aastaid ju jälgitud, et kõik see keskkond on ju kasvanud, arenenud, siin on toimunud muutused. Kas on mingi huvitav koht, kuhu üks oli see puu, see hobune, aga veel mingi koht, millega on oma seos, mis on eriline ja kuhu jah, neid puid on maha võetud, millest on mul ka väga kahju olnud, aga seda hobusepuud ma sain natukene säästa. Kui nad tulid ja vaatasid, et see on kõver seal, ja siis ma rääkisin sellele mahavõtjale, et see on minu mälestus. Ja siis ta ütles, oi, seda me küll ei puutu. Aga lähme vaatame selle mälestuse üle. Muidugi. Lähme vaatame. Ja me vaikselt saame rääkida. Ei pea kõvasti rääkida. No nii. Nüüd me jõuamegi selle puuni. Kaugelt jäi juba silma. Puuni. Ja siin on ükskord ka minde ja siis kirikulehte pandi selle puuga. Ahaa. Nii et see on kõige erilisem koht ja mälestus. See on kõige erilisem koht minu jaoks. Siin on kõik need lapsepõlve ja mälestused tulevad. Väga eriline. Ja muidugi, mul olid vennad ka, aga vennad olid nagu vanemad. Ikka mina põhiliselt üksinda. Jah. Põhiliselt üksinda, jah. Ja käisidki siin üksinda, istusid siin? Käisingi üksinda, istusin siin ja siis olid lapsemängud. Siis olid lapsemängud, jah. Kas tähtsal ratsul on oma nimi ka? Ei ole. Lihtsalt hobune. Puuhobune. Puuhobune, jah. No võt. Puuhobune. Ongi nimi siis, puuhobune. ja see jäeti siis siia kui mälestus. No loodame, et see mälestus kestab. Sest uhke on ta küll. Loodame, et ta kestab, ta on veel tugev. Jah. Tugev. Meedi, aga kui me nüüd jälle sinna lapseikka läheme, siis sul on väga huvitav nimi. Kust see tulnud on? See nimi on lauluraamatust tulnud. Aga kahjuks minul ei ole seda lauluraamatut ei ole minu käes. Et see on ema ütlus. Ta näitas küll, et on. Minu nimi oli seal, aga minu käes seda raamatut ei ole. Ma ei tea, kuhu ta on ta pannud. Selles suhtes, jah, oleks võinud ju olla.
jah. oleks saanud näidata. Aga ta on haruldane nimi, aga tegelikult ma olen kuulnud, siin näos oli ka ühe õpetaja nimi oli Meedi. Siis on Peipsi ääres ka üks Meedi ja kui ma ei eksi, on temaga kalmistuvaht. Kas ta nüüd veel on, aga ta jah, ma arvan, et ta on küll. Ma näen siin mõni haud on nii-öelda hooldamata, võib-olla ei ole ka, lihtsalt pole jõutud. Aga kas selliseid haudu on palju, mis ootavad, et keegi tuleks ja puudutaks ja korda teeks? No eks ikka ole. Et ma tean, kellel käiakse ja kellel ei käida. Mõnel tullakse veel jaanipäeva ajal ja riisutakse lehed ära, kuidas nad saavad tulla. Kui mina laps olin, siis ma ka märkasin, et hästi palju käis vanemaid inimesi. Aga nüüd generatsioon on kohe vahetunud, et nooremad just käivad. Vanemad tulevad küll kaasa, aga nooremad askeldavad ja teevad. Mis on ju täitsa tore. Tore jah on. Ja ei ole enam ka niimoodi, et talvel ei käidud. Talvel siis olid need paks lumi ja niimoodi ka, et ei saanudki. Kui tähtpäevad olid, siis tuldi ja pandi küünlaid põlema. Aga nüüd on siin kogu aeg. Inimesed liiguvad, küünlad põlevad. Et selles suhtes on jah, asi kohe ilmet võtnud. Ja ega see kalmistu üksinda, igal pool on niimoodi käivad. Kui nüüd mõelda, mis võiks olla teisiti või paremini, mis kalmistul puudu on, kas on midagi sellist ka? Kalmistul puudu, mind see ei häiri. Leinamaja on puudu. Aga sellel on ka jälle omad, iga ajajärk on nagu teda üritanud teha, aga on tulnud takistused ja niimoodi ta ongi jäänud tegemata. Aga nüüd vist on ka plaanis ikkagi teha, et sellest tunnen ka mina ja tunnevad inimesed puudust. Ei ole neid lahkunuid kuskile viia ja panna. Olgugi, et urnid ja matused on nüüd nagu ülekaalus. Ega puusärgi matuseid on vähe. Ja. Vaat siin on jälle vanasti öeldi kirst, aga nüüd on puusärk. Huvitav. See tundub just kui vanamoodsam, et puusärk oli vanasti ja nüüd on. Et selles suhtes jah on. Aga jah, eks see tulevik ongi niimoodi, et tulevadki urnimatused ja ökoloogiliselt ka puhtam. Vanasti oli see pumbaga kaev oli ja siis ühed need ulakad poisid, teada on ka, kes nad olid, lõhkusid ära selle kaevu ja pumba ja siis ta jäigi selliseks. Meedi, aitäh selle jalutuskäigu eest nendel radadel. Ja kui me nüüd saaks soovida midagi vaatajale kevadesse, siis mis see oleks? Ikka ilusaid päevi ja ilusat kevadet ja tulevad suve ja. Ja et oleks seda linnulaulu ja vaikust. Ikka ja seda siin on, seda siin jätkub.
jah. me olime külas täna Meedi Männistel. Kohtume järgmisel pühapäeval.